Täna on meil teile välja pakutud järjekord huvitav auto, milleks on Maserati Spider. Aga nagu elus ikka, et ajad muutuvad, olukorrad muutuvad ja aastal 89 lõpus omandas Fiat 49% Maseratist ning aastal 93 ülejäänud 51%. Nii et aastast 93 oli siis Maserati läinud täielikult Fiati omandusse. Nad said aru väga hästi, et selline keeruline mudeli programm ei sobi ja tulemus oligi see, et 90ndate keskel oligi saada siis kaks mudelit. Oli Maserati Ghibli, mis oli jätkuvalt seesama kupee kerega Maserati biturbo, kuigi loomulikult oli teda igatpidi uuendatud, et ta nägi siis välja selline, et ta sobiks müüa antud ajahetkel. Ja teine mudel oli siis uus 4. põlvkonna Maserati Quattroporte, mis oli väiksem, lühem, kergem kui eelkäijad ja tegelikult samuti põhines paljuski Maserati biturval. Nimelt see põhi, mis tal oli, et ta võeti siis see nii-öelda Maserati biturbo sedaanmudeli põhi, mis oli siis juba omakorda natuke pikem kui kupee kerega põhi ja seda omakorda pikendati.